Gert, aprilli keskpaigas oli teil Portugali MM-il õnnetu kukkumine. Räägi, kuidas sul taastumine möödunud on? Kõigepealt ma parandaks sind, et me ei kukkunud üldse, et hüppasime ühe hüppe lühikeseks ja nii valusalt, et käeluu läks katki, aga vaikselt olen, või mis vaikselt, tegelikult on täiega vaeva näinud, et see käsi ikkagi sõidukorda saada ja tänaseks päevaks on 8 nädalat operatsioonist möödas ja sõita kannatab, lihtsalt alateaduses mõne koha peal ikkagi hoiame tagasi. No eelmisel Prantsusmaa MM-etapil, siis, mis oli enne langet, te olite juba peal ja enne seda te käisite ju testimas ka, et siis juba tundus, et käsi on hea ja lubab. Ja peale Portugali etappi ma jätsin kogu tehnika Hollandisse ja siis mingil hetkel otsustasingi, et lendan Hollandisse, et on 2 varianti, kas proovin, et kui kannatab sõita, siis läheme Prantsusmaale MM-ile, kui kannata, siis tulen koju ära tehnikaga. Need mõned trennid, mis seal tegime, olid selles mõttes positiivsed, et sellist teravat valu ega mingit suurt probleemi nagu kuskil ei olnud ja sealt ei olnud palju edasi ka minna, 600 kilti Prantsusmaale, sõitsime sinna, tegime treeningu eesmärgil selle MM-i kaasa ja ma arvan, et see oli õige otsus. Kuidas teil üldse Aivariga koostöö sujub? Ma arvan, et sujub tegelikult kõike arvestades päris hästi, et eelmise aasta lõpus ju Kasparsiga me juba sõitsime tegelikult minu meelest päris kiiresti. Aivar oli siis Hollandi kutiga, ütleme, kõval rajal omajagu aeglasem kui meie. Ja kui me selle diili tegime, siis ma teadsin, et eks siin tuleb vaeva näha ja natukene nagu kaasa aidata, et poisile natuke arengut juurde ja tal selles mõttes nagu, kuigi ta on noor, siis tal kogemusi on ja kui me piisavalt sõita saame, siis ma arvan, et sellest meeskonnast saab veel asja. Kuidas see koostöö üldse teie vahel sündis? Kus sa leidsid Aivari ülesse? No see on pikk jutt muidugi, aga pärast seda, kui me Kasparsiga tegelikult olime mõlemad otsustanud, et lõpetame, siis peale variku lõpetamist ma arvasin, et äkki ma siiski proovin veel, et võib-olla leian mõne toetaja variku ringkonnast ja et see noortel oleks ka kellegi tuules nagu tulla. Aga Kaspars oli otsuse teinud, küsisin Kunnase käest ka, Kunnas ütles, et tema ka MM-i enam ei jaksa, et sai oma preemia kätte ja siis ma tegelikult olin jälle samas punktis tagasi, arvasin, et ongi kõik, et ma ikkagi lõpetan ka ära. Aga siis Aivar ise kirjutas mulle ja vana hea Aare Kaurit ütles, et sa pead proovima, et sul ei ole midagi kaotada ja me proovisime ja nagu ma varemgi olen öelnud, et tänasel päeval oleme siin ja ütleme nii, et oli õige otsus, kuigi eks see tuleb päris raskelt kõik see süsteem praegu. Kuidas, ma just tahtsingi küsida, et kuidas need treeningud välja näevad, et üks on Eestist, teine on Hollandist, et kus te treenite üldse, milline näeb üldse välja treeningnädal enne võistlusi? No tegelikult meil oli plaan ikkagi, kuna Aivar käib tööl ka, mina ei käi, tegelen perega ja motocrossiga, siis meil oli plaan ikkagi enne hooaja algust päris palju trenni teha ja meil 2 treeninglaagrit tulidki päris hästi välja. Enne 3. Aivar jäi kahjuks haigeks ja sealt natuke tuli väike tagasilöök. Aga siis hakkasid võistlused peale ja tegelikult ütleme nii, et tänaks päevaks on selgunud, et ega see kaugsuhe nii lihtne ei olegi, et nüüd eelmisel nädalavahetusel oleks tahtnud ka trenni teha, võib-olla isegi siin raja peal on kodu MM-iks valmistuda, aga ei õnnestunud Aivaril siia tulla ja ega on keeruline, ütleme, päris sellisel tasemel, nagu mina sooviksin ikkagi nädalasest trenni teha ja seda asja edasi teha, aga vaatame, nüüd tuleb võistlused järjest siin 6 MM-i põhimõtteliselt järjest, et ega siin vahel nagu nii ei jaksaks trenni teha, loodame lihtsalt võistluste käigus natuke paremaks saada. No mitu ühist sõidutundi teil on üldse praeguseks hetkeks kogutud? Raske küsimus. Ma arvan, et me sõitsime enne hooaja algust kuskil 25 tundi mootorrattaga ja siis oleme nüüd, ütleme, sellised 4 MM ja 2 Prantsuse meistrikat ka, et paneme sinna 5-6 tundi veel otsa, et vähe on neid tunde, et Aare Kaurit ütleb, et enne hooaja algust peaks ikkagi 50 tundi vähemalt olema sõidetud, et meil on pool puudu. Äkki jõuate veel järgi. Nagu sa enne mainisid, siis tegemist on koduse MM-iga. Millised ootused sul on?
No, mul on väga kurb meel, et juba 3. aastat tegelikult ei ole koduseks MM-iks saanud niimoodi valmistuda, nagu ma tahaksin. Et vanasti, kui Kiviõlis toimus, siis ma sõitsin siis eestlastega ka, on ju, ja mis seal salata, ei olnud neid käevigastusi ka, mis mul siin 3 viimasel hooajal on olnud, et siis me koduseks MM-iks valmistusime ikka päris korralikult. Aga viimased 3 aastat põhimõtteliselt ei olegi saanud enne MM-i siin raja peal sõita ja proovida ja seda trenni teha, et sellepärast ei sea ma endale ka mingeid erilisi eesmärke, et põhiline ongi ikkagi see sõidutunnetus tagasi saada ja selle juures tuleb tervena püsida, et see langerada on väga salakaval rada, et siin korra, ütleme, eksid mõnel elemendil ja sa oled üle kuudi ja võid mingi asja jälle ära lõhkuda, et minu eesmärk on siit tervena läbi tulla. Ütleme nii, et kuigi korvi ekipaase on siin ikka ääretult vähe, häbiväärselt vähe, siis kohal on ikkagi need, kes sõidavad kiiresti. Puudu on need, kes sõidavad aeglasemalt, et mõni võib-olla kiire ka puudu, aga eks proovime sinna top 10 lähedale homme ikkagi sõita ja vaatame, mis välja tuleb. No see hooaeg üldse korvide MM-sari on siis 12 etapine, kui ma ei eksi, et eelmine hooaeg oli 6 etappi, et kumb sulle rohkem meeldib, kas siis, kui on neid palju või pigem vähem? Ja, kõigepealt ma parandan sind jälle, tegelikult on 14 etappi see aasta. 14 oli kirjas, aga ma enne rääkisin nendega ja siis nad ütlesid, et 12 vist tuleb ikkagi lõppkokkuvõttes. Et on toimunud mingid muudatused, ma ei ole kindel, okei, teeme siis, et on 14, sest minul oli alguses ka 14 kirjas. Ei, mina tean ka, et on 14, meil ei ole muud infot olnud, üks Tšehhi etapi asukoht muutub, ma väga loodaksin, et Põhja-Iirimaa etapp ja Inglismaa etapp võiks vabalt ära jääda, mul ei oleks selle vastu midagi, aga ütleme, eelmine hooaeg oli 6 etappi ja see oli siis minu elu 7. kord, kui ma sõitsin kõik MM-etapid kaasa, ja 6 pealt nüüd 14 peale tulla, see on, kuna ma, ütleme, suures plaanis üksi kogu seda tehast ikkagi juhatan, et siis see ei ole ainult sõidu poolest raske, et see on kogu selle logistika ja selle majandamise poolest nagu ülikeeruline, et ma olen tänulik nendele toetajatele, kes üldse seda meil võimaldavad ja eesmärk number 1 ongi ikkagi kõik MM-etapid kaasa sõita, ükskõik kus nad siis toimuvad ja sealt neid kogemusi ja asju saada ja eks tore oleks, kui sinna ka mingi tulemus juurde lõpuks tuleb, aga eks MM-i kokkuvõttes nüüd ütleme, see hooaeg on suures plaanis nagu ütleme ikkagi tagasilöök või selline negatiivne, aga loodame hooaja lõpuks ikkagi natuke paremaks saada. Ma mõtlen just seda, et kui MM-etappe on poole rohkem, siis kas eelarve selle võrra muutub ka poole suuremaks? Tegelikult päris nii ei ole. Vähemalt minu tiimis on alati niimoodi olnud, et ega tegelikult peaaegu 50% eelarvest kulub ära enne seda, kui hooaeg peale hakkab. Tehnika ehitamine, treeninglaagrid, need on kõige suuremad kulud, ja kui sul on nüüd etappe poole rohkem kui eelmine aasta, siis jah, kindlasti eelarve nagu kahekordseks ei lähe, aga ta kindlasti kasvab natuke, ja see, nagu ma varem mainisin, siis tegelikult sellest ringkonnast, kes varikut varem toetasid, meil ikkagi mõned lisatoetajad tulid ja sellest on nagu suur abi, et tänasel päeval ma tahaks öelda, et me suudame need kõik etapid kaasa sõita, aga kindlasti loodan, et mõned inimesed tulevad ligi ja aitavad meid veel selle juures, et päris kõike seda finantsi koos veel ei ole. No loodame seda tõesti. Kui me lähme tänase kvalifikatsioonisõidu juurde, siis algus võib-olla teil oli natukene tagasihoidlikum, aga lõpus hakkasite tempot tegema. Kuidas sa ise kokku võtaksid selle sõidu? Start ei olnudki kõige halvem, aga stardikurvis üks konkurent sõitis meile otse ette sinna valli otsa ja mul ei olnud kuskilt enam mööda minna ja olimegi põhimõtteliselt viimased. Ja siis me nende eestlastega seal võitlesime, Reesast õnnestus mööda saada, aga sellele 4-1-8-le päris kanna peale ei saanud, aga homme on õnneks sõidud 10 minutit pikemad ja see on natuke minu loomuses, et ma alguses olen liiga rahulik ja pärast saan pigem käima, et loodame homme ikkagi natuke alguses ka paremini minna saada ja lõpus jälle neid konkurente ära noppida
ja siis äkki see tulemus tuleb ka juba täitsa okei. aitäh ja soovime homseks edu! Aitäh sulle ka!